no tere taas. No vahel on nii, et võid teha plaane, aga plaanid lihtsalt ei realiseeru. Ja mul on tunne, et talv jõuab enne kätte, kui ma jõuan need potiistikud istutada nende lõplikusse kasvukohta. Eriti kuna siin on mitmeid, mis ma tahtsin viia just kas maakoju ja siis mul on siin ühed tikrid, mis ma vanaema aiast paljundasin, et oma keskmisele vennale, et tema saaks oma aeda need viia, aga ja üks ebaküdoonia, aga ta juba teatas mulle, et ta ei jõua. Nii et mul on mõistlikum need pottidega maasse kaevata, siin nad ilusti talvituvad ja siis ta võib kevadel tulla rõõmsalt oma taimedele järgi. Et mul on siin igasuguseid asju, mis mul on sellised nagu pooleli olevad projektid, aga no ma tean, et sel sügisel nad oma kasvukohale ei jõua, et loomulikult aednikena me ju teame, et praegu on kõige parem aeg taimi istutada ja eriti just paljasjuurseid. Ja istutada võib ju seni, kuni sõna otseses mõttes labidas maasse läheb. Aga siin on mul üks kask, mis ma olen ise kasvatanud, mis läheb maakoju. Siin on üks pärn, mis tahab ka maakoju minna. Siin on üks hapukirss, mis ma naabriaiast välja kaevasin. Nüüd on nüüd ilusti potistatud ja koolitatud juurega, mis peab jõudma maale ja siis on üks elulõng, mida ma tahtsin tegelikult oma emale viia, aga ma tean, et ega ma enne talve algust ka tema juurde ei jõua, nii et ma näitan teile maailma kõige lihtsamat tööd, mida teha, kui teil on potiistikud, mis on vaja üle talve hoida. See maailma lihtsam ja maailma loogilisem asi. Tuleb kaevata auk ja panna nad lihtsalt potiga koos talvitama. Oluline on siin jälgida, et ei jääks suuri õhuvahesi poti ja mulla vahele. Ja tegelikult on nagu väga hästi, et see, et nad on siin sireli lähedal ja siit veel langeb neil need sireli lehti ka peale. Kui nüüd ongi nii, et talv tulebki, nagu päriselt ka tuleb talv, siis ma veel vahepeal käin üle ja vaatan, et külm neid üles ei kergitaks. Praegu on selles mõttes hästi, et ja mõnus märg on siin kõik ja see on savikas koht ka ja vihma tuleb veel peale. Nii et see aitab ka kaasa sellele, et see pott ei jää siin niimoodi õhku. Ja osad sellised profimad, nemad veel teevad niimoodi, eriti just puukoolide omanikud, kes päriselt puid kasvatavad, mitte ei osta kuskilt iga kevad sisse. Nemad panevad kraavi ja panevad külili, et siis saab rohkem taimi kiiremini panna talvituma. Ahah, näete, mis siin juhtus. Üks huvitav asi on ka see, et kuna meil on ju selline asi, et vahepeal läheb sulaks, siis ma pean ka jälgima, et selle poti ääre ja mulla vahele, et siia siis ei jääks vesi seisma. Ja ma proovin ta siis selliselt katta, et see vesi tingimata siit ära voolaks, et oleks niimoodi tiba kõrgemal, kuna mul on siin siuke savikas peenale taaskord. Nii, järgmine, kes mul siin on elulõng. Temaga ma teen niimoodi, et ma panen ta kohe hulkas sügavamale. Et ta ikka ilusti talvituks, kuna mul on väga kindel plaan see oma emale viia. Mu ema väga armastab elulõngasi, aga eks seal ümberkorraldustega on tal mõned ära kadunud. Ja eks elulõng teeb ka sellist trikki mõnikord, et ta on paar aastat kadunud ja siis järsku ilmutab ennast. Vaatan, kas mul õnnestub kaevata siia natukene sügavam auk. See ongi kummalised juurikad, huvitav, kellele need kuulusid. Mul oli siin kõrvits ja suvikõrvits ja sellised asjad sellel aastal, nii et ja kuna mul oli niikuinii plaan seda kohta veel kevadel ka läbi kaevata, siis on täiesti okei. Et see on natuke nagu selline 2-1 olukord mul. Vahimillised vihmaussid, pointsakad tüübid, uskumatu. Et see on selles mõttes 2-1, et ma kevadel, kui ma need taimed siit pottidega välja võtan, siis ma jällegi liigutan seda mulda ja siis vastaan ma sellest viimasest vesiheinast ja muudest, ütleme siis, kutsume umbrohtudeks, saame nendest ka lahti. Ja siis järgnevatel aastatel ma arvan, et ma enam üldse ei tule siia seda mulda häirima. Nii, ehk siis sedasi toimetades ma panen veel maha selle hapukirsi, pärna, siis siin on mul see piparmint
mis ma pistikutest kasvatasin, aga kuna ma nüüd oma maale enam ei lähe, tahtsin just maale viia, kuna tema vajab ju palju ruumi. Tema ei oska teistega ju arvestada, siis ma panen ta praegu potiga siia mulda ja kevadel on mul hea teda jällegi võtta. Ja siis mul on veel üks mustikas ka siin. Kuna ma tean, et ma täiesti hindaksin oma võimeid üle, et ma saaksin see aasta mustikapeendra valmis. Ta on mul siin potis juba 2 aastat kasvanud. Ta on oma hapus mullas siin. Jube hästi kannab tegelikult. No ma tean, et ma ei jõua sel sügisel seda mustikapeendrat valmis teha. Taaskord ma panen ta lihtsalt potiga mulda ja kevadel võtan ta välja. Ja siis mul on siin need kaarusmarjad ka, mis on tegelikult olnud juba 2 aastat potiga mullas talvitamas, aga no vahet ei ole, küll mu vend siis ükskord neile järgi jõuab. Minul kannatlikkust jagub. Et ühesõnaga selliselt, kui te praegu ka veel käite aianduskeskustest ja skoorite endale sealt suure allahindlusega potitaimi ja ka teil näiteks ei ole see istutusala veel valmis, siis te võite nii teha, et panete nad lihtsalt potiga mulda, katate ilusti mullaga, vaatate, et ei jää seisvat vett, ei ole suuri õhuvahesid mulla ja poti vahel, siis siit loodus hoolitseb ise selle eest, et siia veel tuleb lehti peale, mis aitab ka nendel juurtel ilusti talvituda ja ongi korras kuni järgmise kevadeni.